inimesed, nagu me kõik tähele paneme, on meie piirstube formaadis raamatuesitlused ja kõik muu jõudnud lõpuks kenasti siis uude kohta. Ei ole midagi parata, aeg läheb, aeg muutub, eks meiegi koos ajaga ja nii need olud on. Teine raamat Jäägritest on välja tulnud, mida selle kohta võib öelda? Võib öelda nii palju, kui ma lugenud olen, et see on keeruline raamat. Ta koosneb ka kõikvõimalikest killukestest, nii nagu ühele korralikule mosaiigile kohane. Ja kui te olete tähele pannud, siis igasuguseid puslesid on väga hea kokku panna, kui te teate, mis pilt peab olema tulemus. Kui te seda ei tea, on palju raskem. Te võite avastada, et näe, nendest saab nurga. Oi, sellest saab teise nurga. Sihuke asi ei saa kuskil mujal olla kui keskel. Ja ühel hetkel, kui on, ma ei tea, mitme tuhande kivi hulgast jäänud veel 10, tekib kahtlust, kas enne viimast detaili me üldse saamegi aru, millega tegu, mis see on. Ja kes sa sihuke oled, et sa niisuguse pildi julgesid kokku koguda ja välja laduda, et kõik seda näha võiksid. See ongi see kõige kummalisem, et me tihtipeale laome jah pilte. Me näeme neid pilte ja mõnikord on tegemist nagu näitemängu taustaga, mille järgi tuleb nüüd ära arvata, mis tüüpi tegelased tulevad lavale. Kas see on mõõga ja mantliga seotud midagi, kas see on komöödia, tragöödia? Ei, aga me peame sellest taustast järeldama, kellel oli vaja, et loodaks just niisugune taust sellele. Me ei teagi, kas ta on nüüd juba läbi saanud, kas aplaus on olnud, rahvas on saalist läinud või on alles saal täies ootuses, mida me nüüd näha saame. Ja kui me vääname sedagi, mida ma praegu pakkusin, et 2 võimalust ajateljel, siis me näeme, et vahet ei ole. Keegi on siiamaani teinud ja keegi läheb siit ka edasi. Umbes niisugune see raamat on, kui see jutt oli keeruline, pole midagi. Piirstubes oleme, õllet tuleb ette võtta, saab kõik palju selgemaks või vähemalt läheb meelest ära. Aga nüüd võtaks siis ja paluks lavale autorid, kõigepealt Tiit Merenek seisab tükk aega juba siin. Nii et avanti Popolo. Head esitlusele kogunenud. Kõigepealt ma tahan üle anda aueksemplari Esmarile. Aitäh sulle. Aitäh. Ilma Esmarita ei oleks see kõne alla tulnud. Viimane jäägerkompanii komandör, nii et temale au ja kiitus, kes võttis ka siis ette selle viimase raamatu ilmutamisele suure kaasaaitamise tähendab. See raamat on mõnes mõttes loogiline tulem esimesele raamatule, mis oli 2 aastat tagasi ja sai esitatud siin samas Nõmmel Von Kleeni pubis, mis tänaseks on lakanud eksisteerimast kahjuks, mistõttu me ka siia oleme kogunenud. See raamat oli mingis mõttes paratamatus, sellepärast et esimene raamat vaikiti ametlikult maha täiesti, see oli olematu raamat, mis ei pälvinud Eesti ajakirjanduses mitte mingisugust tähelepanu välja arvatud, vaid Lääne Elu, kes avaldas intervjuu minuga tähendab. Kõik teised väljaanded, kõik teised ajakirjad keeldusid sellest. Seda halvem oli muidugi see üllatus, tähendab, et keeldusid ka 2 põhilist ajakirja. See oli siis ajakiri Akadeemia ja ajakiri Tuna, mis on ametigi tähendab ajaloo ajakiri. Ja kui ma palusin neid toimetusi, tähendab, et nad võiksid leida sinna sellele raamatule retsensendi, need 2 ajakirja, siis ajakirjade toimetused teatasid mulle 3 kuu möödumisel,
et nende ettepanekutele ei ole ükski ajaloolane nõustunud sõnaga selle retsensiooni kirjutamisega. Saate aru, kui aastal 2017 oli see, jah? Aastal 2017 Eesti ajaloolased leiavad, et on ohtlik retsenseerida jäägrite ajalooraamatut, siis järelikult on midagi raskelt meie ühiskonnas viltu. Selle vaikimise peale oli paratamatus, et tuli hakata vaatama läbi veel kord arhiiv, mis on küllaltki mahukas. Ja sai tehtud nagu vastulause sellele vaikimisele, selle raamatu näol tähendab. Ja rohkem ma ei oskakski nagu kommenteerida seda, mis tulemus sellel on, milline vaikimine ootab seda raamatut ees, seda on mul raske ennustada praegu. Aga ma millegipärast arvan, et vaikimine saab olema vähemalt samaväärne. Nii, ma annaksin sõna Jaagule. Tervitus, lugupeetud publikum. Ma mõtlesin mitmed päevad, ma teadsin, et mul täna siin raamatu esitlusel rääkida tuleb, aga ühiskond on nii palju muutunud, et ma ei oskagi rääkida. Mul ei ole teile midagi kosutavat ja head ütelda. Ma olen suuremalt osalt muidugi Eestimaalt ära, vana mehena ei saa ma siin oma pensioniga elada. Minu pension on 362 euri. 5 aastat ma maksin selle pealt 20% nii tulumaksu. See oli karistus selle eest, et ma Kanaaridel elan. Kanaaridel ma elasin Koopas. Pärast ehitasin omale suure tünni. Seepärast maja ei saanud nagu ehitada ilma projekti ja igasuguste paberiteta. Aga tünn oli niivõrd võimas, et kohalik võim ei saanud aru, et mis see vanamees nüüd ehitab. On see nüüd veetünn, on see veinitünn, on see õlletünn, et hea küll, las ta siis elab. Ja ütleme, kui tuled Eestimaale, tuled lennuki pealt maha, sa ei saagi kaua siin elada, mõned tunnid ja niisugune rusuv tunne tuleb peale. Täiesti rusuv tunne. Ma olin suvel siin, mul oli televisioon kogu aeg lahti, ma vaatasin Aktuaalset kaamerat, ma vaatasin ühesõnaga 7 uudiseid, ma vaatasin seda Reporterit. Kas need on uudised? Tead, see on ale nali, mida siin näidatakse. Euroopa praegu, kui vaatame, mul Kanaaridel talvel on õnn elada korteris, suur telekas on seina peal, 2 kanalit on eurouudised, ühed on saksa, teised prantsuskeelsed ja peale selle on hispaaniakeelsed uudised, mis jooksevad 24 tundi. 2 aasta kohta ma ei ole leidnud ühtegi sekundit, et oleks mainitud või näidatud Eesti Vabariik. Niisugust asja ei ole Euroopas olemas. Ma ei tea, millega tegeleb meie välisministeerium, ma ei tea, millega tegelevad meie saatkonnad ja millega need jobud seal üleval üldse tegelevad. Kakeldaks, varastadaks, röövitaks riiki. Noh, iga päev on skandaali otsa. 20 aastat oli Keskerakond see. Kurat, kui Savisaare Edid ei oleks olnud, siis oleks tulnud ta välja mõelda. Nii, sellepärast, et kogu tead jõud suunati selle peale. Nüüd on EKRE, nüüd on EKRE süüdi kõigis majandushädades, kõigis poliitilistes probleemides. Nii, noh, mis siin siis ütelda? Natukene aega tagasi oli suur konverents Buenos Aireses, Argentiinas. Teate, mis või? Kõik maailma juhid olid koos. Minu rõõmuks Merkeli mutti ei olnud. Nii, sellel lennukiga juhtus midagi ja ta siis ei julgenud üle ookeani lennata. Ja tead, mis sealt ma nägin?
kõik maailma juhid kallistasid ja musitasid Putinit. Kurat, ma olen küll ühes silmast pime, aga ühe silmaga ma nägin nii hästi. Eriti hästi veel istus see ühesõnaga Saudi Araabia kroonprinsil. Meil kui nimetad tekstusõna Putin, siis oled sa Venemaa agent. Kõik suhtlevad. Ma küsiks teie käest ka, kas me kohalikud venelased, need, kes elavad Tallinnast või Eestimaal, kas me saame siit välja lüüa või? Ma tean, mis on vastus. Ei saa. Nii. Kui me neid venelasi välja ei saa siit Eestimaal, kas meil on varianti või? Mind ärge vene sõbralikkuses süüdistage. Mina olen rahvusradikaal ja nagu siin mu hea sõber Tiit Madisson ütles, fašistlik element. Ma olen sellega nõus. Aga nüüd on tehtud meile sellest suurest vene karust, sellest Vladimirist, nüüd on tehtud tont. Vaata, meie temaga suhelda ei või. Nüüd teine küsimus. Kas me saame Vene impeeriumi oma kõrvalt ära? Ma küsin. Võib-olla mina loll ei tea, eks? Kas saame ära oma Vene impeeriumi oma ühesõnaga kõrvalt? Ma usun seda, et ei saa. Ei ole midagi teha. Ka 10 000 aasta pärast võib-olla on Vene impeeriumi kõrval, aga kas meie olemas oleme, seda ei tea. Mis alternatiiv on? Alternatiiv on üks. Anna Rüssale vastu nii, aga kauple, käi läbi, suhtle normaalselt. Välisministeeriumi meil ei ole. Valitsust juhivad poisikene. Taavikene oli, kõva vend oli ta tekst. Nüüd on rattapoiss. Nüüd on siis Keskerakond võimul. 25 aastat ajasivad meile kägu, lubasivad kõike teha, kui võimule tulevad. Kurat, nüüd müüvad koos sotsidega Eesti riiki maha. Meil ei räägita, mis see rändeleppe Euroopas on esile kutsunud. Prantsusmaal on sama hästi kui revolutsioon. Prantslased tõid Guillotini välja, ütlesid, et kurat, et Macron tuleb sinna auku panna. Nii. Ja kui siin Eestimaal arvatakse, et ühe sõnaga, et Macron ja Merkeli mutt on Euroopa, siis teate mis või? Rängalt eksitakse. Ei Macron ega Merkeli mutt ei ole Euroopa. Euroopa on Euroopa rahvad. Ja meie oleme üks nendest. Eestimaal ei või sa sõnagi ütelda, tead tõde. Siis nimetatakse seda vihakõneks või poliitkuradi korrektsuseks või mida nad kõik välja on mõtlenud. Aga kuhu nad riigi viinud on? Vaat üks imelik asi on. Eesti rahvas on kõige töökam rahvas Euroopas. Meil ei ole midagi vaielda. Nimetage mulle üks rahvas, kes on veel töökam kui eestlane. Ei ole. Nii. Kuhu me kukkunud oleme? Ma ei räägi seda, mis meie teame. Ametlik statistika ütleb nii, et me oleme tagant esimesed. Miks 200 000 noort eestlast on läinud jätnud maha oma kodumaa? Selle kõrval küüditamine paarkümmend tuhat korra sülitada. Mõtelge selle peale. Täna siis rändeleppe. Kurat, kas meil vähe on okupante tuli sisse või? Võtnud teised riigid ka vastu. Võtnud vastu ka ühesõnaga tead oma rahva arvule vastavalt 50% tead neid rändavaid nõnda nimetatud rüssasid. Nii, siis oleks ju asi korras. Ma olen Tallinnas alati vaatan seda, mis keelt räägivad lapsed liivakasti juures, mis keelt räägitakse bussis, mis keeles suheldaks kaupluses. Ja ma võin täie tõsidusega ütelda, Tallinn on muutumas Vene linnaks. Aga miks? Eestlane läheb Helsingisse. Nii, kergem on käia Helsingis, saada 3-4 korda suuremat palka. Ja vaat need on väga kurvad asjad. Minu eietamine ei aita siin mitte midagi. Seda, mida ette tuleks võtta ju, ütelda ei saa. Sellepärast meil on ju sõnavabadus ja kõik, aga tuleb kapo, võtab kraest kinni. Nii. Miks ma seda ütlen? Siin on 2 meest, kes on mõistetud süüdi, Tiit Madisson ja Jaak Mosin. Need on oma osa kätte saanud. Üks riigi kukutamise, teine sõjaväelise riigipöörde ettevalmistamise ja kurat teab mille eest.
nii et andke mulle andeks, eks ma läksin nüüd natukene liiale selle asjaga, aga teate mis või? Mõtelge raskelt, mida siis teha. Ja veel, selles olukorras, mis meil praegu siin on, ärge teisi süüdistage. Ei ole mõtet teisi süüdistada. Meie oleme süüdi. Ka kõik, kes me siin istume, oleme süüdi. Kui me pättidel laseme vabalt võimul olla, kui me laseme riiki maha müüa, kui me laseme varastada ja röövida, jäta nüüd. Hea küll, ma tänan teid. Raamat on tipp-topp, nii et võite osta küll. Ja selle jagu jutu lõpetuseks julgeksin ette lugeda ühe lõigu raamatu lõppsõnast, tähendab, mis võiks nagu olla sellele nende kahe raamatu kokkuvõte. Raamatu autorid tänavad selle ning ilmise koguteose Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii 2016. aasta raamat lugejaid pika ajaloo ja mõttematka läbimise eest. Ja kokkuvõtteks, eriline tänu jäägersõduritele, et nad siiski meil olemas olid. Aitäh, härrased, ja aitäh, et olete täna kõik siin, kes pidasid vajalikuks siin olla. Üks kummaline moment on muidugi meenutada, et kunagi oli juhtum, kus me ootasime ka raamatu esitlusele, see oli Tiit Madissoni raamat Inimesi von Gleenis. Veerand tundi enne algust paar inimest saalis. Kamraad Toomas läks millegipärast korra trepist alla ja tuli peaaegu kohe üles ja vaata, et ei mahu saali. Võib-olla asi oli selles, et keegi ei julgenud esimesena sisse astuda. Aga nüüd tuleb leida keegi, kes esimesena saab aru dekoratsioonist ja astub sisse. Seni aga, härrased, sealt poolt, siit poolt, autogrammitund on alanud ja ametlik osa lõppenud. Püha sõda veel mitte.